Hyundai on proovimas viia oma Ioniq seeria elektriautot täiesti avastamata fääridesse ja seda tänu uuele mudelile, mis on lausa nii ahne ja jultunud, et ta on varastanud oma nime või numbri ühelt Mazda mudelilt, ehk ka seda Ioniqut tuleks kutsuda numbriga 6. Kas tegu on tõesti sama ambitsioonika autoga, et ka temal võiks sarnaselt sellele Mazdale tervendada ees vähemalt 20 aasta pikkune eluiga? Selle uurime välja. Tere tulemast taas kord kaasele oma Nice Luxury proovisõidule. Ioniq 6 disain näeb muidugi välja väga retrolik ja väga kihvt ja meenutab mulle just selliseid päris 2000-te alguse kupeelikke autosid ja ta on väga aerodünaamiline ja selle kasuks räägib fakt, et tal on maailma kõige väiksem tuuletakistustegur, mis on kõigest 0,21. Tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi lahedalt ning pagasruumi mahub tal 401 liitrit. Ja kuigi ta jagab sama tehnikat, mida ka Ioniq 5 ehk 77 kWh akut, siis on suuteline ta tänu oma kergemale kerele läbida elektriga, ehk siis ainukene millegi muuga ta ei suudagi midagi läbida 600 kilomeetrit ja kui sa laed teda spetsiaalselt kiirlaadjast, on võimalik saavutada hea tulemus juba kusagil poole tunniga, aga kui sa paned endale selle kindla karbi kodus seina peale ja püüad teda kodus laadida, siis läheb sul vähemalt isegi 8 tundi aega. Interiööris on olemas tal 12,3 tollised ekraanid ja interiöör muidu jätab väga odava mulje ja see meenutab mulle Hyundai kõige odavamat mudelit i20 ja minu meelest need detailid väga ei sobi seal kokku. Tal on ka digitaalsed küljepeeglid, mis jätab natukene justkui mingid kineskoobiga teleka muljed ja on olemas tal ka kaugjuhtimis parkimissüsteem ja 4 istmesoojendust. Jõudluselt on olemas tal 168 kW või 229 hobujõudu või siis 239 kW 325 hobujõudu ja anda olemas esiviolisena, aga sa saad ta siis seadistada ka tagavioliseks, aga kui sa sellist mängu ei viitsi mängida, tahad ikkagi nelikvedu ja ikkagi maastikule temaga möllama minna, siis pead sa võtma siis selle 325 hobujõulise versiooni, millel on juba nelikvedu olemas, aga mis küsib enda eest juba 65 000 eurot ja kui mõelda, et kas siis see tavaline versioon on palju odavam, siis no jah, 5000 eurot on odavam, mis teeb temast ikkagi suhteliselt kalli auto ja minu meelest sellest Ioniq 6 võiks saada ju üks päris suurepärane hittlugu, kui tegemist poleks vaid rangelt elektriautoga, vaid ka näiteks hübriidautoga ja mis aitaks tema hinnakirjast ikkagi ladva maha võtta ja siis oleks ta tõesti vägagi kättesaadav ja justkui nagu mingi uus Toyota GT86 või midagi, et justkui iga inimese sportautoga kahjuks jääb oma kalli hinna ja rangelt elektrile truuks jäädes ikkagi suhteliselt kättesaamatuks nišitooteks. Selline oli selle korda Nice Luxury proovisõit, liigelge ikka turvaliselt ja soovin teile ilusat suve ja näeme juba varsti.